chickens. I like them. Oh. Kes see SMS? No tere! Täna on siis laupäev. Ehk nüüd on meil ametlikult siis nädal aega kanad olnud. Siuksed. Väga sõbralikud, uudishimulikud. Vaadake. Mutt puhastab siin meil praegu kuuti. Kuidas siis on? Ma puhasin ära juba, panin uue veega. Muna võtsid ka ära? Ei, ma ei saa kätte. Ei saa kätte? Roni sinna alla? No ma mõtlesin, aga see ma ei tea. Mida sa ei tea? No ma ei saa sinna. Kuidas sa siis kommenteerid nädal aega nüüd kanade omanikuna, kanadena? Väga tore on. Väga tore on. Ei no, väga tore sapune ja sõbralikud on ja toredad on ja. Sul oli nagu mure selle puhastamisega, ma tean, sa ei tahtnud seda teha. On siis nii hull või? See kuudi puhastab. Veits rõve on või? Miks? No, miks? Mis küsimus see on? Väike pasahais on okk ju. No, ma arvan, tegelikult ei haise nii palju. See pasahais ei ole kõige hullem, see pissihais on jubedam. Aga minu arust nagu kui sa siit mööda käid, siis ei haise nagu. Ei, siis ei haise, aga kui sa lähed sinna õrre alla oma ninaauguga, siis on nagu päris ränk. Aga sa ronid nagu sisse puuri ja sa muidu ei ulata ja? No põhimõtteliselt jah. Ma ronin ikka nagu sisse. Mune meil on täna olnud... Ei, seal ei olnud ühtegi. Siin ei ole jah. Ma olen 3 muna täna võtnud juba. Ja 1 on siin all veel. Ei, ma olen 2 võtnud. Sa oled 2 võtnud, see 3 on siin all. 3 on siin all, jah. Ma ei tea, kuidas. Sa tahtsid täna kõik aiast välja ka tulla. Väravast. Üks mune, ühele kanale meeldib väga muneda siia alla. Näe, seal on üks mune. See on Beatriis, kes sinna alla teeb. Aga nüüd on nagu... See on sama Mis sa Beatriis, kes kaagutad? karjub siin. Aga meil on terve nädal siuke sitt suusailm olnud, et sajab. Täna praegu ka vist hakkas sadama. Ei, ma tegin seda videot, siis ma mõtlesin, et ma tulen näitan maja ja siis näitan nagu Kärti ka. Kas sa tuled ka maja vaatama? Ma tuleks, aga ma tahaksin muna kätte saada, aga nad tulevad kõik ukst välja. No kas nad tulevad? Mine poe siin alla või teiselt poolt äkki on lühema munani? Seal oli vedelad junnid ees, ma ei saanud. Vedelad junnid olid ees, ei saanud. Värav on ikka veel tegemata. See värav on kohutav. Ei ole see näda midagi. Hoia siis neid. Jaa. Siis teen need... Teiselt poolt on ikka lühem maa. Tibud tahtsid. Oi, kõvasti sajab. Nüüd hakkab sadama, jah. Meie ust me vist näitasime juba. Jaa, ma näitasin eile. Tule ära. Mine sinna poole. Ma võtan su muna ära. Ei, aga jah, muidu on Teate, ma mullaseks teinud. Kuskil siia ei ole munanud või? Ma ei näinud küll vähemalt. Ei näe, no nüüd on juba näha, et siuke mõnusalt läbi tuuseldatud kõik pinnas. Olgu, lähme välja siis. Lähme välja. Apsti. Oi, nüüd sajab päris palju. Sajab päris palju, jah. Aga panen selle kinni. Alt ka kinni. Mul täna sammud tegemata, aga äkki õhtu läheb jälle ilusamaks. Anna siis mulle kaamera. Lähme siis vaatame seda ka, et tegelikult meil ju täna see nädal toimus nagu majaga ka päris palju. Või noh, jah. Et fermid jõudsid. Ja fermid pandi ära ka. Tada! Nii, et me vist ei ole filminud seda. Ei ole. Et siis ma mõtlesin, et ma filmin. Drooniga filmisid, aga... Drooniga, jah, ma panen droonikaadreid ka siia, kuidas nüüd tõsteti ja nii edasi, aga jah. Fermid jõudsid ja peale on pandud, et nüüd saab nagu aru sellest maja mõõdust rohkem natukene. Et siin ees on siis natukene siuke katusalon, nagu me oleme rääkinud. Lähmegi siia katuse alla, siis ei saja peale. Nagu Kärt ütleb, katus peal. Yeah. Aga jah, siuke siis.
ja siis selle peaukse kohal on ka siuke väike katusealune. Siuka. Ja kui ma ise mõtlesin, et kui väga tahta, siis tulevikus saab siia teha siukse veranda, nagu vanal majal oli akendega nagu väljapoole siit. Et siia jääb päris välis jukseb siia, aga sinna jääb siukene lihtsalt siuke ja seda saab teha küll. Akendega siuke väike veranda moodi asi, nagu vanal oli. Saab teha, jah. Vot, aga järgmine nädal läheb siis asi edasi ja siis nüüd peaks hakkama nagu hooga minema. Et aknad ka on meie omad juba tehtud, valmis. Aga nendega läheb veel aega, enne kui neid panema hakatakse. Et esimese asjana siis tehakse katus ära, pannakse roov ja katuse katte. Ja nii edasi, et katuse katte on juba rullid, on juba seal. Ja siis seinad ja värgid, särgid ja nüüd peaks nagu minema suhteliselt ludinal see asi või kiirema hooga. Enam ei ole nagu midagi oodata. No nii, üks tähtis verstapost jälle saabumas meil siin. Meile jõudis nimelt puurkaevu auto. Ehk siis hakatakse puurima puurkaevu. Nii et varsti võib-olla saame isegi vett juba. Mis on jälle üks suur samm siviliseeritud elu poole, nii et väga tore. Ehk siis saab näha, kas see saab täna valmis või homme. Puurimine ei tohiks nii kaua aega võtta. Aga üks asi on see, et puurkaev saab valmis, teine asi on see, et on vaja sinna vajalikud seadmed muretseda ja paigaldada ka. Nii et uurin natuke selle kohta ka, kus ja kuidas see kõige mõistlikum oleks. Et kas on otstarvakas ise teha või kuidas see teha. Aga jah, see tuleb nüüd ära uurida lihtsalt. Ega muud ei olegi midagi. Aga vett saab. Kuna täna oli kuidagi siuke väga intensiivne tööpäev, siis ma ütlesin, et me lähme täna uue tööd tegema. Täna, eile oli nagu liiga palav, üleeile sadas, nii et täna on siuke tuul, aga soe. Nii et on ilm. Nii et mis me nüüd siis teeme, on see, et meil oli seal vana mööbel, mis selles majas kõik tuli. Ja selle siis viskame tulle. Et siis sulle mulle tulle. Nii et tegeme sellega, siin on nii palju parem, et kõik söövad. Vot. Ma ei tea, kus ust läks. Ahah, see on alati tore. Ints tegi vasskussi. Aga terve. Lihtsalt suur vihmuss. No aga iski väike vihmuss on rõve. Me saime igatahes selle hunniku veetud ja nüüd siis saab sellega tegeleda. Ja täna me rohkem ei teinudki midagi. Nüüd me ootame seal paari asja ja mul tuleb sõbranna kohe. Meil on mustsõstrad valmis ja siis ta ütles, et ta tahaks neid võtta, nii et ta tuleb siit läbi ja korjab endale mustsõstreid. Ja siis on juba õhtu ja homme jälle hommik ja jälle peab tööle minema. Ja tegelikult homme meil ka plaanis. Aga ma ei mäleta, mis meil plaanis oli. Meil oli mingi mõte, mida me homme peaks tegema. Aga ma ei mäleta. Igatahes homme peab pese minema ja homme ma pean väga vara maga minema, sest ma pean kolmapäeval mandrile minema ja ma pean 6 bussiga minema. Eks ma pean 5 tõusma. So fun. Me ostsime ju selle ajutise kodu jaoks kasutatud külmkapi, aga see ei tööta enam. Nagu see ülemine ots ei tööta, alumine ots töötab, see ei tööta, see töötab. Ja me käisime, siin nagu kuulda, et see kompressor nagu üritab külma teha. Seal on meeletud. Nii et, aga see ei tööta ja nüüd siis on pistets. Ja nüüd me olemegi nagu
selle nagu ees, et kas osta jälle üks ajutine kapp, aga kuna praegu ei ole nagu kuskil marketplace'is ka väga just nagu Saaremaal, et siis peaks nagu uue ostma, aga nüüd on nagu see mõte, et kas osta juba selline, mis läheks ka uude koju, sest et muidu me jälle maksame mingi, ma ei tea, 2 sotti selle eest ja hiljem ei kasuta, onju, et it's annoying. Ja siis meil ei saanud hommikul süüa, nii et kell on 1 ja me saame nüüd alles süüa. Ja sest et toit, noh muidu mul oli plaanis nagu hommikul smuudid ja särki-värki, aga nüüd ma ei julge nagu neid Kreeka jogurteid asju süüa, aga vot. Eks me siis mõtleme ja anname teada. Me siis ikkagi otsustasime osta uue, sellise, mis läheb ka juba uude koju. Et me oleme neid enne ka vaatanud, aga see oli nagu siuke, mis meile mõlemale meeldis, selle hind oli nagu ülihea, nii et... Ütleme, hind oli see, mis meile mõlemale väga meeldis. Just. No muidugi Ints tahtis nagu jäämasinaga siis, aga noh, toodi välja, miks ei ole jäämasin hea asi. Ei no tegelikult jah, see on lihtsalt siis hea, kui on palju inimesi külas, siis on nagu hea, kui on jäämasinaga savi, selles mõttes ei ole nii oluline. Meil ei käi palju inimesi külas. Korra aastas käib. Korras minu sünnipäev. Aga jah, aga seda nüüd maha saada. Et jah, vaatab võib-olla siis kutsume naabrimehe appi või... No ma ei tea, noh. Sa oled tugev ju. Ja ma olen täiega tugev mingi. Jõuan külmkapp kindlasti hoida. See ei kaalu väga palju, see on alla 100 kilo ju. No jah, aga ma ei tea, kas 45 kilo näkku. See on okk. See on väga okk. Aga no selle peale saamine oli ka niimoodi, et see müüja ütles, et peab meestega tulema. Ma tulin ainult selle mehega. Rohkem mehi pole. Aga ma võtsin tõin mehi juurde. Ja siis seal mingisugused poisid lappisid kive. Ja siis Ints läks küsima, et jõu, kas te saate appi tulla? No ta küsis mingitel vanadel meestel ja need saatsid siis need noored. Vanamehed ütlesid, noored poisid tulevad. Vaadake, neil on liha seal. Nii et poisid tulid. Ja siis sai peale, aga nüüd kuidas maha saab? Ei tea. No kohe proovime, kas sa jõuad tõsta. Igatahes. Water is here. Wateris sai läbi. Veisse ma tahtsin just, et saaks panna meile nõudeka vett sisse. Ei, no seda ikka saab. Aga nagu noh, enne ta tuli ikka bush. Ja enne ta ikka tuli jas. Ma ei tea, kas see nagu vesi on otsa sealt saanud või... Ma ei tea, Või see... Pump lihtsalt. Pump on nii soojaks selle, ma ei tea. See pump samas ei tohiks siuke olla. Ma ei tea. Kas ma homme uurin nende käest? Uuri, jah. Ja kas me räägime muid asju ka või? Meil ei ole veel midagi rääkida. Okei. Ja siis räägime. Võib-olla Ints räägib homme, sest mina pean endiselt ära minema. Ja nüüd me käisime just pesus. Ints paneb mulle nõudeka vett. Arvan, see võib praegu 1 deka täis panna, muidu paneme mitu tundi. Ja siis ma lähen nüüd kastan taimed ka ära. Ja jälle päev läbi. Nii kiired päevad. Nii kiired päevad, täna pole midagi teinud. Nojah, aga meil oli nagu tegemist selles mõttes mingi külmiku jauram ja särki-värki. Peab ka iga päev tegema. No just, tööd tegime ja... Ega ei oskagi väga midagi peale hakata enam. Vast enam videost ei tule. Mitte kunagi enam. Muhahahaha. No nagu näha, sarikad on valmis. Aeg on sarikapeoks. Et jah, täna siis sai kõik sarikatega seotud valmis ja hakati juba katusekatet ka panema. 2 rida pandi seda ka juba ära. Nii palju on siit maja pealt siis uudist. Nad homme jätkavad ja ilmselt homme jõuavad siis, kuna nad täna tegid veel seda teist otsaviilu seal, ilmselt läheb veel aega sellega neil. Täna läks nagu rohkem aega, et homme peaks nagu kiiremini minema, võib-olla saab homme terve katusekatte peale. See nädal kindlasti. Siis on meil see pump
pump jah, puurkaevu osa. Juba astusin vette. See on siin räigelt aega vett jooksnud, aga põhimõtteliselt on puurkaev valmis. Autod läksid ära. Millegipärast on see pump veel siin, ma ei tea, ilmselt nad viivad selle ära. Kuigi praegu ülihea, me saame kasutada. Eile juba võtsime vett, aga seda me näitasime ka. Aga puurkaev ka valmis. Nüüd on seal võeti täna veeproovid. Veeproovid lähevad analüüsi ja peale seda siis saab selle pabermajanduse ka korda ajada, läheb ta registrisse ja nii edasi. Ja siis eile käis meil üks ekskavaatorijuht siin, naabrimeest soovitas ühte meest, siuke väga asjalik mees oli ja otsustasime siis Kärdiga, et selle hunnikuga me käsitsi ei tegele. Et homme tuleb siis see ekskavaator siia ja homme ja ülehomme, täna on siis neljapäev ja reede, võtab selle hunniku siis ribadeks, sorteerib ära suuremad palgid kõrvale, mis saab kütteks, mis lõkkesse, see läheb kõrvale lõkkematerjaliks ja võib-olla isegi teeme lõkke üles ja ta tõstab otse lõkkesse mingeid asju. Et siukse asja siis otsustasime, et peaks tegelikult siis nädala lõpuks olema see hunnik siit läinud ja vaatame, kui palju meil aega üle jääb, kas saab selle pinnasega ka siin natuke midagi veel teha. Et siit oleks natuke vaja kive riisuda, et saaks siia võib-olla kihi mulda peale tuua ja seemine peale ja siis oleks juba ilus. Sest praegu kasvab siin ainult umbrohi ja ma ei julge siit niita ka, sest siin mõni kivi on väga-väga kõrge. Vot nii palju siis uudiseid, aga vorst kolis juba sisse. Aga mis ma siis teen, siis venitan selle grilli siit minema, üritan ta sinna sauna juurde välja venitada, et homme oleks ruumi. Selle laua ja toolid ja siis seal on meil veel igast tööriistu asju jäänud sellest asjast, sellest, kui me siin jaanide ajal siin külameestega koos siin vaeva nägime, et siis korjan need kõik ära siit, et homme, kui hommikul see kopp tuleb, siis manööverdab siit maja juurest mööda ja hakkab siin toimetama. Et otsin, siin on veel mingid kangid ja asjad, otsin need kõik välja siit eest ära, et midagi siit raisku ei läheks. Ja ega muud ei olegi. Loodame siis, et on nagu laupäevaks juba seis parem. Et siin on see lõke, mida me siin ükspäev põletame. Ma ei tea, esmaspäeva õhtul või teisipäeva õhtul panin põlema, nagu see ikka sossab siin. Lihtsalt järjepidevalt, siin oli hästi palju sükest märga põhku, et sellepärast ka. Vot, aga siuksed lood siis. Et ma nüüd üritan selle grilli ära toimetada, see on kõige raskem siin veeretada, sest maa on pehme. Et ta väga ei veere nagu, aga tõsta ka ei jõua seda elukat. Ja siis vaatame edasi, et need juba on lihtsalt siit ära viige. Aga nii palju siis täna ega muud tegevust ei ole. Homme siis hakkab nalja saama, et praegu on siin nagu tõeline ehitusplats olnud see nädal, et on siin puuritud ja mehed on ehitanud ja nüüd tuleb ekskavaator ja nii, et põnevust jagub. Igastahes arengud hakkavad nüüd päris kiired olema, nii et jah, ega muud ei olegi. Vorst, kas sa tahad lisada midagi? Vorst, kuidas tööga rahule jäid? Vorst. Kui jäid rahule? Teda väga ei huvita. Meil oli täna nagu nii tihe päev, selles mõttes, et meil ei olnud. Meie ei teinud midagi, aga meil käisid nagu nii palju inimesi. Et esiteks meil oli siis maja osas, on siis see katusekate nagu peal, korstnaanu käis, ladus korstend ja siis ega siin sa rääkinud, aga me tellisime omale kopamehe. Sest nagu teate, need 2 hunnikud, mis meil oli, me kutsusime nagu ühe tüübi, küsisime temalt nagu arvamust ja jõudsime nagu järeldusele, et on mõistlik ikkagi see mingisugusel suurel masinal lahti teha, et muidu teeme 6 aastat seda 6 aastat me siis põletame seda ja rääkimata sellest, me sellest lahti ka nagu arutame. Et jah, nüüd siis... Sinna ei saa praegu minna. Said kätte või? No, see puraka panin, neid tuli seal natukene. Seal on mesilased, näha ja üli palju aktiivselt.
veerilased. Igatahes siin siis need puhud peaks minema naabrimehele. Siis need on, mida me peame ise ära põletama. Et siin siis, kuna nädalavahetusel juba vihma, siis on hea, kui vihmaga nagu põletada. See on lihtsalt nagu prügi, mis tuleks siis kuskile konteinerisse panna ja seda tagumist osa ta homme siis jätkab. Nii et ja näete, katusel on siis see kate on peal. Ja sarikas kenasti püsti. Või see pärg on üles tõmmatud. Ja siin on siis korsten. Et täna siis arutasime, et kuidas see korsten panna ja nii edasi. Siin on siis korsten. Vot. Täna on jälle meeletult palav. Siin on väga hästi näha, miks see maja maha sai lükata. No, ma annan kohe silu kätte, saad näidata, miks see maja siis maha võeti. Sul on 8% akut ainult. No ma nii pikalt ei räägi. No, teed 6-minutilisi klippe. Noh, palun. No näita palki. Võta üle. Võta üle. Võtan üle. Näete, kõik on pehkinud või noh, siuke. Lihtsalt kõik palgid on siuksed. Kõik palgid. Nagu ühtegi korralikku palki ei ole. Kõik palgid on jumala pehkinud või nagu siin on mingisugune see puidusöö ja putukas ka käid sees. Nad on ikka korralikku tööd teinud siin. Kõik on puhta pehmed. Ja nagu siuke palk tegelikult väljaspoolt tundub jumala korralik. Aga näed, kui on välja tõstetud, sa näed, see on lihtsalt nii pudi. See oleks tulnud sul mingisugune 10-15 aasta pärast jälle pekkis kõik. Jah, nii et ei olegi mõelda midagi. Siin sai ainult häid otsuseid vastu võetud. Et see maha võtmine tundub ikka oli üks hea mõte. Ma üritan siit nüüd alla saada, nii et ma ära ei sure. Kärt ütles, et tal on veel vaja mind. Ma ei tea küll milleks, aga no siin on ka näha. Kõik sikke nagu on. No võt, pärast kas saad kinni või? Tule siia poole. Ära mine sinna vahele, sa jääd sinna vahele kuskile. Nii et homme jätkab ja homme saab korda ilmselt sellega kõik siin. Nii et jah, ma ei lähe täna sinna taha niitma, seal ei ole üldse nii palju heina. Ei ole nii kõrge. Ma ei lähe. Vaatab, kui siit saab kõik korda, vaatab, mis siis saab. Olgu, aitab mulast, meil pole midagi tarka rääkida, me ei tee midagi tarka, nii et no nii. Selline seis siis täna. Nagu näete, pärg on maas. Pärg on maas, täna oli meil sarikapidu ja ehitajad saatsid mind siis pärga ära tooma. Nad ütlesid, et peremees peab pärja ära tooma. Ja siis tegid meile siia laua ja me pakkusime neile süüa ja no nagu ikka, nagu õige värk käib. Aga katus on siis täielikult katte all juba ja siuke elu on. Ja nüüd lähme oma isikliku vannituppa pesema, sest meil on ju vesi olemas. Mis probleem on? Pole üldse probleem. See, et vesi on natukene jahe, no see ei tee midagi. See 14-13 kraadi, mis see vesi on, see on väga okk, väga okk. Ühesõnaga, ma tegelikult eile juba pesin ennast siin, pesen täna ka. Nii et ma annan teid nüüd muti kätte, panen vee jooksma. See on mida. Selle pesemiseks on nii kõva aega. Aga noh.
Nii. Palju Kalvi. Palju haiganud. Tuppa. Ära karju siin augu vahel, mine eest ära. Tuppa. Ei tule välja, teil läheb kohe uks kinni. Mine sisse. Teist ka. Tuppa. Ei tule välja. Ma ei lähti viistada. Tuppa. Tuppa, kuule. Briti, tuppa. Tubli tüdruk. Üks läks juba letti. Vaatasid, nad saavad neil meeldib neid putukad külje klaasid. No teil on hävikid, kuna üks hakkas seda tegemist, teised tahtsid kaitma, et see tühjus. Ma mõtlesin, võib-olla peab tuulutama nagu rohkem. Jaa, ma mõtlesin ise ka täna, mul oli mitu korda see mõte, et ma tulen teil lakku lahti. Selle küljeluugi ka. Ja, sest et see nagu sees on vaata ikkagi mingi hais. Nii. Meil oli täna üks väga tähtis päev. Oli üks tähtis päev. Meil oli sarikapidu. Kas sa rääkisid juba? Kas ma rääkisin täna sellest? Jah, sellest sa juba rääkisid. Hakkame siis otsast peale. Sa rääkisid sellest, kuidas sa pärja ära võtsid ja... Olgu, hakkame otsast peale. Ma ei mäleta sellest mitte midagi. Aga majaga oleme siis nii kaugel. Seda ma ilmselt ei näitanud. Et korsten on laotud. Ja katusekate on peal. Juba alustati vaikselt tuulekasti juppidega, ma näen, on alustatud. Ilmselt teiselt poolt ka. Majaga on siis seis siuke. Ja esmaspäeval läheb siis töö edasi. Et järgmised tööd on siis ilmselt seest, hakatakse ise seinu panema, kõigepealt pannakse lakke siis aurutõkke ära, siis pannakse ise seinad. Ja noh, oodatakse, kuni tuleb see katuseplekk ja seinalauad ja nii edasi. Ja siis enne siis seinalaudu tuleb tuuletõkke ja nii edasi. Aga vaadake, mis siin toimub. Päris kena sileplats. Et me siis võtsime siin üks kopamees käis meil nädala alguses siin või kolmapäeval või? Teisipäeval käis siin meiega rääkimas, naabrimees soovitas ühte ja tegeles siis selle hunnikuga. Et kes seal elas? Kus? Just seal välkus, see oli vist kits, tagumik välkus. Sealt metsatee pealt välkus. Aga see hunnik on nüüd kadunud, nagu te näete, kõik on ära sorteeritud. See on siis siukene suurem palk, mis saab kütteks minna. See väike hunnik. See pisikene hunnik on põletamiseks ja see on siis prügi. Ja no vaadake, kui ilusa platsi tegi. Ikka täitsa poeenoks. Pole ühtegi paha sõna öelda. Ikka väga ilus kõik. Et nüüd ongi siis, põletamisega saame hakata pihta. Siis üks naabrimees ilmselt hakkab siit palki ära vedama kütteks ja siis see on siis siuke, no siin on ka mingid puidujama, aga seda ei ole kõike mõtet põletada, sest see põleb nii kaua. Et siin on siuke, nagu näha suurem tegelikult. Ma ütleks, et siit ka tegelikult kütteks saaks võtta küll, kui keegi tahaks. Aga vaatame, võib-olla see üks naabrimees tahab rohkem, võib-olla ei taha. Ja siis ta tegi meil ka siit ilusaks kõik. Et jah, ta lihtsalt katsetas siin teha, et me tulevikus nagu teame,
teame, mis nagu teha selle platsiga, et ta kiskus siin hunniku mingit jama ja kive välja, et nüüd on tegelikult see pinnas siuke, et isegi kui siia midagi kasvab, siis ma saan siin ikkagi niita rahuliku südamega. Aga noh, ilmselgelt ta ei saanud kõike nagu puhtaks teha, sest siin on meil need hunnikud on ees ja nii edasi. Aga siis plaan on see, et tulevikus siis mingi hetk ilmselt siis, kui majakarp on nagu väljast valmis, siis kutsume ta uuesti ja tuleb, teeb seal maja juures kõik korda, on ja võtab seal mingi võsa maha. Ja noh, siis selleks ajaks peaks need hunnikud ka kadunud olema, tõmbab siit ka kõik ilusaks ja siis saame natukene haljastusmulda väikse kihi panna, seeme selga ja peaks järgmine aasta meil olema juba nagu kena muruplats siin. Vot siuksed edasiminekud ka. Et algus mõtlesime küll, et teeme käsitsi, aga... No, kui ta tegi nagu 2 päevaga siukse töömasinaga, siis noh, see inimjõuga ma oleks teinud mingi aastaid. No kas just aastaid, aga kuid kindlasti. Et jah, ja siis siit võttis ka ära, meil oli siia kogutud tegelikult mingit sodi või noh, siukest põletamismaterjali oli siia tehtud see lõkkekoht on ja kuskil videost on see ilmselt läbi käinud, võttis ilusti, viis selle ka meil siit ära ja siin oli see puu, ma ei tea, jälle siin elas keegi. See oli vist lind, aga siin oli see puu, kui te mäletate, see õunapuu, mis siis jäi ette kanalisatsioonivendadele. Kanalisatsioonimehed tõstsid selle ekskavaatoriga siia ja ta viis nüüd selle lõkkesse meil sinna. Et siit korjangi selle laua ära veel ja siis ma saan siit juba ka niidukiga läbi sõita ja peaks siin ka saama täitsa ilusaks kõik. Või noh, ilusamaks. Et eks siis on aega. Et meil tegelikult oleks vaja selle põõsega tegeleda. Ma ei mäleta, mis taim see oli. Väga tungivalt soovitaks sellest lahti saada, et see on suht halb maapinnana. See on mingi võõrliik, mis on sisse tulnud kuskilt ja see ei halasta mitte millegile. Et see on siuke, ma ei tea, mingisugune ilge jama igastest. See tuleb kõik välja kaevata põhimõtteliselt. Et eks me mingi hetk peame sellega tegelema hakkama. Vaatame, võib-olla järgmine nädal tuleb meil siia üks vähe suurema trimmeriga mees. Tõmbab selle ära siin, tuleb puhkama, aga noh. See on ju normaalne puhkus siuke. No nädal aega ei tule mingi puhkus siin. Töö. All day, every day. Vaat siuksed ülevaated siis. Et maja näeb juba täitsa maja moodi välja. Ma vaatasin ka nii ilusan. Et väga kena ikka. Väga kena. Ja näiteks töömees tuleb, siis ta võtab siit kõik maha, et mina saaks siit värvida jälle. Jah, see samane trimmeriga mees, kes tuleb. Noh, tal saab lõbus olema. Noh, meil on ju töö, on ja me ei saa teha päeval siin töid. Aga tema saab ju teha. Ja noh, tegelikult on ka see äär, seal garaaži äär, mida siis tegelikult ju tahaks nagu korda teha. Et saaks nagu siit kõik ühtlaselt ära niita, et praegu on siin mingi hunnik, mingit jama. No sellest ma seal ei alusta. Sellega me ei jõua kuhugi. Aga siin tegelikult ei ole palju. Siin on eelmise omaniku mingi lõkkekoht. Tuleks siin ei ole palju, oksad ära ATV kärusse, siin on natuke mingit purke ja mingit prügi on siin põletatud, et see ära korjata. Siis on meie enda prügi, mis me oleme korjanud siia igasugust mingi, sealt saunast see klaasvill ja mingi siuke jama. See tuleks kokku korjata. Ja seal veel on mingist eelmisest omanikust jäänud mingisuguseid õlipotskasid ja asju. Et see on kõik siuke ohtlik jääde, see tuleb eraldi ära viia. Aga jah, tahaksin ka kõik puhtaks saada, et oleks kena, sest talveks ju lähevad meil kanad siia. Et siis nad saaksid tagant ukse kaudu ka talvel natukene välja käia, siia teeme mingisuguse väikse käigu neile või hoovis ükse. Siis nad saavad siin käia ja siuke lugu. Et siin tegelikult me oleme juba korda teinud või mingi hunniku siin ära viinud, aga siin on välja nagu puitu, mingid pakud, särgid, värgid. Et lööb paar tükki puruks, vaatab, kas nad üldse kütmiseks kõlbavad ja kui ei kõlba, siis kogu täiega lõks lihtsalt. Vot, siuksed lood. Ja meie külmkapist me vist oleme rääkinud. Ja. Meie külmkapp on siin. Endiselt. Ma ei tea, kui kaua, millal me ta ostsime. Teisipäeval ostsime. Täna reede. Külmkapp on ikka seal, meil pole külmkappi. Me kasutame praegu Matilda oma. Sest me ei jõua seda sisse tassida üksi. Ja Kärdiga proovisin Kärdil tõsta lasta seda. Ta ei jõua lihtsalt. See on raske. See on raske, jah. Vot siuke lugu meil. Aga olgu, me oleme tuttu ära, nii et